Nagu te näete, siis me oleme jälle teel Hiiumaale, sest kohe-kohe on mängupäev ja seekord me lähme külla Eesti jalgpallile üpris tuntud nimele Kasper Elissaar. Ta on olnud ka Sokkerneti peatoimetaja ja lähme lihtsalt uurime temalt, kuidas ta jalgpallimaailmas nii kaugele jõudis ja mida ta teeb praegu FC Hiiumaa jaoks ja mis elu ta elab Hiiumaal. Nii et lähme Kasperile külla ja vaatame, mis ta meile räägib. Siiski tuud erilist ei märka mu silm, nähtud kõik kui vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Siiski tuud erilist ei märka mu silm, nähtud kõik kui vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Kus su kaevamiskoht on? No vaatame siit vana keldri tagant, kas saame natukene ussi. Räägitakse, et sita uss pidi kõige parem olema. Aga see võib olla mingi müüt ka. Mida me püüdme hakkame? Säinast särge? Ei no siin koduhoovis on peamiselt säinast. Ma pole enne näinud, et koduhoovis kala oleks. Nad ikka jões on või? Ei, nad on ikka koduhoov anda. Nagu näed, siia isa tõi siis pingi. Siit pealt on siis hea kalapüüda, nii et tere tulemast. Ma pole enne nii mugavat seda näinud, et oled koduhoovist 30 sekundit ja hakkad kala püüdma. Okei, mul sobib. Ma panen ussi kohe otsa. Opa, väga hea, keegi puhastab jõge ka lõpuks ometi. Esimene kala on käes, aga ta on natuke liiga väike. Laseme tagasi. Ja läks. Ma olen elus saanud ühe säina ainult. Oled või? Ja see oli siis, kui ma olin mingi 11. Ma arvan, täna läheb sul paremini. Me oleme praegu siis Luguse jõe ääres Hiiumaal, see on mu isa sünnikodu. Siin siis mu vanemad praegu soojal ajal käivad ka aega veetmas ja see tähendab seda, et kui ma Hiiumaal käin, siis ma olen ka tihtipeale siin, et selline hea, linnud laulavad ja päike paistab, saad siin omaette toimetada. Ma üles kasvasin tegelikult Hiiumaal Laukal, see on siis seal Kõrgessaare juures. Ma olen nagu üle Hiiumaa oma juurtega, et põlisiidlane nii palju kui olla saab. Kuule, aga räägi, kuidas sa Laukalt jalgpalli juurde jõudsid? Ma käisin alguses Kõrgessaare algkoolis ja siis kuidagi, ma ei tea, koolipoistega seal läksime mingisuguse jalkatrenni. Paar aastat võib-olla oli trenni seal, aga siis Kõrgessaare algkool pandi kinni ja siis ma läksin Laukale kooli ja ega siis mingit jalkatrenni enam ei olnud. Ehk siis me mängisimegi lihtsalt külapoistega, ise mängisime jalkat. Trenni lihtsalt oma entusiasmiga, mingi talvel 20 sentimeetriga üksinda ka pealelööke tegema asju. Kuule, see on suur. Opa, Sensuur. Sainas. Tõmba siia poole, tõmba kalda poole. See on sainas. Ja see... See on sainas, teine sainas elus. Kuule, mulle ritt pooleks. Ei lähe. Saint. What? Noh. Loed ära või? Selle loeme ära ja täitsa haige. See on haige purakas ja anda möödus või? Kas sainal on mööd või? Ja, see on ju korralik suur sainas. No nii. Kuule. Palju õnne. Su elu teine seinas. Siis me teeme Kermo, saad kollase, võtan kohe mängust ära või? Siis saad vähemalt järgmine mäng mängida või muidu saad veel kollase ja siis jälle pärast. Ma ei esimest võtta siis. Kui sa vähe ära võtad, siis ma võtan su veel. Otse punase. Läbi meima kakku peama. Olger raisk, eelmine mäng, kus mängis, mis positsioonis olid? No võt, täna nüüd jälle. Eelmine kord pandi 4 sulle reis, täna ma tahan 0 ja saad raisk. Aine. Davai, kutid, lähme minema. No coach, mis tunne on? Ma ei tea, praegu puudub igasugune tunne. See raske tuleb. Kuidagi niisugune nagu mati sees on kogu päev täna, et vaatame, kuidagi mänguks käima saab selles. Aga ega kerget ei ole midagi. Kui sulete enam, me saame teha vahetused, mitte mingit küsimust ei ole. Proovime seda palli ise mängida, mitte hakata vastas järgi jooksma. Ise hakkame domineerima ja lähme. 2, 3. Ja läheb juurde juba. Ja go, Alger. Kristiina Meri väljas. Võta veel kedagi, võta 2-3 meest, minge kohe liigutama. Minge.
Ole valmis, see vahepeal, see kogu see ala on sinu oma. Abi, Indrek, abi! Hea töö, yes! Jaanos mõistustama ja natukene ka. Suru, Hiiumaa! Suru! Ai, hästi. Hästi, väga hea. Let's go! Hiiumaa, 3-0! Tubli, ilus vasaku jalaga värav. Argo, ole seljas juba ta! Ütleme nii, et elu tahab meie saatuse ikka väga põnevaks teha. Oota, kas te päriselt ei jalaga näkku või? No, jah. Sest tundus siiamaani. Ei, täiega molli, et see on. Kurat küll, teed lõhki ju? Ei, äkki puruks jah. Ma pole hullu vähemalt ellu. Tõmmake chilliks, teie oma mäng, te oskate mängida ideaalselt, on ju. Me oleme eduseisus, mitte üheväravalises, vaid 3-ses, on ju. Ei ole pointi, nagu te lihtsalt, see läheb. Ei ole vaja. Nagu ärge palun näidake seda paanikat kehakeeles välja. Te lähege rind kummina. Aga tuju hea. Endale ka midagi. Sealt väikse sisse lüüa. Püha persekarv ja Olgerikene, noh. Türa küll, sealt olid nagu igast tasandist sisse, mul on barbar üle aia. Välja! Läheme kaitsesse ka, kutid, kurat! Kutid, ärge üles nüüd, kurat! No ma ütlesin, et see on Olgeri kaot raisk. Davai, Robin, jõuad ka rünnakule, come on! Nulliväli! Kes võitis? Hiiumaa! Kes võitis? Hiiumaa! Kes võitis? Hiiumaa! Magus. Siuke võitlus, mida pole ammu näinud. Esimene nullimäng üle pika aja, ma ei tea, aasta aega pole nullimängu olnud, nii et kõik on hästi. Oleme mängul. Eesti naiste koondis mängib siis rahvuste liigat Iisraeliga ja no miks mina olen siin? Põhjus on väga lihtne. Ma olen tänase ülekande kommentaator Soccernet TV-s. Varem oli ju jalgpalli kommenteerimine osa minu tööst. Ma tegin seda Soccernetis peatoimetamise kõrvalt aastaid. No lisaks ju kommenteerisin Viaplays rahvusvahelist jalgpalli, meistrite liigad, Euroopa liigad, Premier League, Bundesliigat, mida iganes. Aga nüüd, kus ma enam igapäevaselt jalgpallis ei tööta, siis see on minu jaoks selline hobi. Käin mõne nädala tagant korra kommenteerimas ja täna on siis nii läinud, et kommenteerin naiste koondise kohtumist. Jalgpalliga seoses on väga palju erinevaid kogemusi olnud. Olen puutunud kokku väga palju erinevate tippjalgpalluritega. Olen intervjueerinud Virgil van Dijk'i, Eden Hazard, Sergio Ramos. Olen küsimusi küsinud Karim Benzema, Carlo Ancelotti. Kõige kihvtim on see, et kui Eesti mängis Portugaliga 2016 viimase mängu enne finaalturniiri, siis Eesti sai sealt normaalse sahmaka 0-7 ja pärast mängu siis proovisin niisuguse entusiastliku ajakirjanikuna küsida kommentaari Cristiano Ronaldolt, maailma ühelt kõige suuremalt staarilt ja Ronaldo vaatas mulle silma sisse, naeratas, patsutas õlale ja sinna see intervjuu jäi, nii et intervjuud ei saanud, aga vähemalt mul on kodus üks teine särk, ka nööpidega särk, millel on, ütleme siis Ronaldo DNA peal, kuigi jah, ma pärast ikkagi pesin seal ära, aga nii, et Ronaldo on mind puudutanud, nii et olen saanud jumaliku puudutuse. Michalit Vorkou, Nissou Avitan, ideaalsed nimed, mida hääldada muidugi eestlase jaoks. Kommentaatori vorm on selles mõttes selline, et no ega ta hea ei ole tegelikult. Selles mõttes, et ma olen siin ikka, nii kui pausid sisse tulevad, siis no muidugi mingid asjad on vana rasva pealt, aga pärast ise kuulad ka ennast natuke järele ja analüüsid, et saad aru, et nii kui pikem paus on, siis on ikkagi jama. Tere ja ilusat reede õhtut, head jalgpallisõbrad! Oleme Tallinnas Kadrioru staadionil ja Eesti naiste koondis on siin teie ees.
et hakata mängima naiste rahvuste liiga C-tasandi matši. Iisrael on täna tulnud siia vastu ja siit on hädasti vaja punkte, et püüelda unistuste poole, milleks on B-tasandile jõudmine. Rääkides FC Hiiumaast, Kasper, mis see FC Hiiumaa sinu jaoks tähendab? No see, kuidas ma jõudsin klubi juurde, et ise kirjutasin kuidagi, et tahaks mängida ja siis toona ta oli veel Kärdla linnameeskond, siis ta oli Kärdla linnameeskond Tagoplasti duubelvõistkond ja nii edasi, et kuidagi ise oled oma põlemisega oled jõudnud selleni, et selles mõttes ta on üllatavalt nagu suure rolli võtnud sisse või ma ei tea, ma olen nagu aastaid juba ju olnud, ma ei tea, Maarjale toeks või aidanud Jalkaliiduga suhelda või teinud kas või Facebooki mingeid mängu kohta postitusi, et ükskõik siis, kuidas seda aidata saad, et siis aitadki sedasi. Aga Hiiumaa trump on murst alati olnud see, et me mängime nii, nagu vastane mängib. Et kui on väga kehv vastane, siis me mängime nii kehvasti, kui on väga hea vastane, siis me mängime suhteliselt samamoodi või sama hästi, nagu vastane mängib. Nii et eeldades, et sel aastal on tugevam liiga, siis me võiksime mängida hästi. Kas sinu arvates FC Hiiumaal võiks olla kunagi ambitsioon tõusta veel kõrgemale, kui on see teine liiga A? No selleks, et tõusta veel kõrgemale kui teine liiga A, on vaja eelkõige organisatoorselt nagu juurde panna, et siis olekski vaja, et klubi kuidagi tervikuna pingutab ühiselt selle nimel, et neid asju luua, et selleks me peame ikka nii meeletult juurde panema ja just organisatoorselt astuma samme, et ma ei tea, kas meil nagu täna on seda ambitsiooni. Muidu, kui ma olin väike poiss, ma kunagi mõtlesin, et kui ma suureks saan, siis ma ehitan Hiiumaale mingi ülisuure statka ja hakkame kõrgliigat panema. Aga ma ei tea, mul täna ei ole sellist ambitsiooni enam. Täna on 27. aprill, imeilus päikeseline päev. Oleme jõudnud Tartusse. Täna on mäng FA Tartu Kalevi vastu. Nemad asuvad liigatabelis 11. kohal, meie 10. Meil 6 punkti, nendel 5 punkti. Sven on kunagi mänginud FA Tartu Kalevis ja Sven ütles, et võib tulla üsna võrdne mäng, aga teoorias peaksime olema natuke üle. Kogunema pidime 13.15, kell on 13.17 ja nüüd jõuab peatreener, juba on trahvid. Nii et lähme riietusruumi, hakkame vaikselt soojendusega pihta ja vaatame, mis emotsioonidega täna ära tuleme siit. Kui ei jaksa, kas või 30 minti, näitad mulle, kõik tuled ära, kõik, mitte mingit asja pole. Ei ole mõtet mätsi peal kutid olla, kes ei suuda liikuda. Kui tuleb täitsa katis läbi, Tobi seal sama jutt, kohe ütle, võtame ära arva seda, et ma tahan õudselt mängida, ma ei jaksa. Ma saan aru, Karmo Eimann ütleb, ma ei võta ära. Poopu ütleb, ma ei võta teda ära. Eelmine mäng oli preemia lihtsalt, näe. Üle viimine, 3 edasi, 2 tagasi. Vahete poole, teete uuesti. Täna on okei tunne, ilm on ilus. Eelmisest mängust võit all. Ma arvan, ma ei näe probleemi, et miks peaks midagi valesti minema. Mehed on, töö taha on ja küll tuleb. Ei lähe siit kaotusega mitte mingil maal ära. Kuniks sul on taga 0, on kõik okei. Sul ei ole mitte midagi, mitte kuskil pratsi peal mujal teha, kui sul lüüaks mingi moment ära, siis miks sa oled siin, miks sa ei ole seal? Armo! Vaata, üks on keskel puudu. Lõõ! Ints mööda ära peale, 5 meetrit, ära pane jalga taga. Tule tagasi nüüd, kurat, võtaks. Mine sinna, Äärt! See ei ole võimalik. Teeme natukene näod rõõmsamaks, mängime seda mängu natukene funniga, natukene rõõmuga, tahtega reis. See on ühe väravaline vahekutid, see ei ole mitte midagi tehtud. Mitte midagi ei ole tehtud. Ja tahaksid kuradi keskvälja ka mängu saada. Heike kuradi Gito ja Erik Poopu üles. Tobias, me seisame juba, ei saa seista. Mängin! Tõere peal. Meil on üle 20 minuti aega. Mine, no lähe!
täna oli tööd vähemalt sulle. Aitäh. Mis siin öelda? Füüsiliselt jääme tugevalt alla. Siis ongi 3-0 peksa ja tuleb teha mingid järeldused. Mehed ei jõua joosta 90 minutit. Aga kuidas edastani, ma ei tea, aeg on veel 25 mängu minna. Vaatame, mis saama hakkab. Oli võimalus tegelikult mul endal. Vastaste kaitse Tanel Roosen. Ma arvasin, et pea vahele ei saanud. Lasi hüppeliigutuse pall tuli täpselt üle pea. Jala peale. Aga ma ei olnud valmis selleks. Mis sitastis uuesti? Eelmine nädal ma käisin ortopeedi juures ja füsioterapeudi juures, kuhu ortopeed mind saatis ja ma sain teada, et mul on üks puus teisest kuidagi natukene allpool, mis omakorda tähendab seda, et mängu ajal mu sääred lähevad ülikiirelt piimhapet täis ja kogu pinge tuleb siia ja tegelikult normaalselt mängida ei saa. Füsioterapeut andis mulle 6 harjutust, mida ma pean nüüd järgmised 6 nädalat tegema, aga saatusel olid natuke teised plaanid. Nimelt kirjutas mulle, ma olin Hiiumaal, kirjutas mulle siis üks personaaltreener, et kuule Robin, mul on siuke mõte, mis sa arvad, kui hakkaks koos trenni tegema ja vaataks nii-öelda, kuhu see protsess meid viib. Äkki saame su terveks, noh. Ja see kõik kuidagi nagu läks hästi naturaalselt ja nüüd on mul personaaltreener siis jõusaalis, kes spetsialiseerub mu jalgpalli hooajale ja vaatame, mida siis personaaltreener Rasmus minuga järgmised kuud peale hakkab. Asend paika, keretüviga tugev, kõht pinges. Surud maast läbi, kanna lahti. 2, ilus. Et kuna jällegi täna esimest korda see päev, siis võtame kõik harjutustega pigem rahulikult, teeme puhtalt tehnika peale. Et ärme hakka täna veel neid seda viimast piiri taga ajama. Jälle 10 kordust. Super, sügavus on väga hea. Riied lähevad nii täis ja tuhar, ebareaalne. See näitabki, et jalad on nõrgad. Ja niimoodi jalgpalli mängida ja tegelikult ei saa. Kui su arvad, et ainult jooksmisega midagi teed ära, siis varsti lihased liigest ei peaks enam vastu. Praegu panemegi rohkem rõhku siis selja lai lihasele. Täpselt ongi, päris laudaust ei ehita selles osa kõik, aga jällegi, et kui keegi selga hüppab, siis ei liigu ära esimese hooga. Te kummardad, tõukad jälle üles. Jalga kordagi päris peale ei pea astuma. Ja rahulik hingad, tõukad. Kartell. Ava. Hop. Ja viimane. Hästi, hea töö. Ja rahulikult, keerad küljelt küljele. Esialgu võite jalad maas, kui jaksad tõsta jalad kergelt maast lahti. Iga kord pingutad korra kõhtu. Rahulikult teeme küljelt küljele lihtsalt. Ühesõnaga, gym-rätid said oma gym-contendi kätte. Ma arvan, et ma olen oma treeningkavaga väga rahul. Aitäh, Rass. Nüüd kõik saavad suurde treeniga tulla, kes tahavad. Absoluutselt, kõik on oodatud. Pole kedagi, ta vormi ei saaks. Kõik on tehtav selles suhtes. Kui te ei ole veel trennis käinud ja tahate minna, siis võtke Rasmusega ühendust ja ma arvan, et ta paneb teile ägeda kava kokku. Nii et käige gym'is ja me töötame edasi. Absoluutselt. Praegu on jalgpalli jaoks väga oluline, ma tahaks väga mängida. Ma tunnen, et ma võin mängida nii kaua, kui jalad kestavad. Ja kus toimus see shift, kus toimus see klikk, ongi, ma arvan, esiteks suuresti Maarja isikus. See ainuke asi, mida me saame teha, on see, et iga vend ise mõtleb oma peas, mis on missioon, miks me seda teeme ja enda peas leiab selle põlemise. Hakkan iga mäng endale kirja panema, kes mingid asjaga silma mängus jääb ja need vennad, kes on need mehed, kes päeva lõpuks positsiooniliselt mängudes ära kannavad oma kohad, need vennad lähevad Tallinna Kalevi vastu algkoosseisus peale ka. Kuidas see karma võimalik on?